Tere tulemast taas kord kuulama, osa saama Uncast podcastist. Seekord on meil siis lisaks minule ja Reimole ja Anatolile, kes me siin üldjuhul kolmekesi figureerime, ka lisaks neljas saatekülaline Helen, kes siis ennast hiljem ka natuke tutvustab ja võib-olla räägib ka paari sõnaga, mismoodi tema on inimestele abiks ja õnnistuseks oma andide ja oskustega. Ning täna siis räägime teemal vaimne areng ja sinna hulka siis ka hinge areng ja mis kasu sellest on inimesele. Ja sellega seoses siis kõigepealt tervitused saatekülalistele. Tervist! Tere! Tere! Alustuseks siis ma mainin kohe ära, et oleks natuke selgem ja arusaadavam kogu see tänane teema. Et kui me räägime vaimsest arengust ja ka hinge arengust, et siis ma pean sellega loomulikult silmas seda, et inimene vähemalt minu silmis ei ole lihtsalt see lihakeha, et siis nii-öelda see füüsiline ihu või meie aju, et see ei ole see päris sina, päris inimene. Vaid päris inimene on see hing, ehk siis see päris sina ise, see elav olend, kes on põhimõtteliselt vaimne olend ja kes elab väljaspool seda füüsilist reaalsust ja jätkab eksisteerimist ka ilma selle füüsilise kehata, ehk siis nii-öelda jutumärkides pärast surma. Ja lisaks inimene ei ole ka lihtsalt mõistus või see ego, mida me mõnikord arvame, et me oleme, aga nagu ma juba mainisin, siis me oleme hinged, kellel on siis omakorda mõistus, kellel on tahe, kellel on tunded, kellel on võimekused, annid, arengupotentsiaalid ja palju muud. Nii et sellised alustuseks sissejuhatavad mõtted. Ja kui me räägime siis vaimsest arengust, siis see loomulikult tähendab meie põhiolemuse ehk meie hinge arendamist ja kuidas seda saavutada kõige paremini ma pärastpoole mainin, aga alustuseks ma toon ära mõned kasud, et mis sellest hinge arengust ja vaimsest arengust üldse kasu on. Lisaks siis ütleme, kui me füüsilist poolt ja oma oskusi arendame, et see on nagu üks asi, eks ole, ja oma mõistust arendame, see on veel kolmas asi, eks. Need on ka kõik toredad, head ja kasulikud asjad muidugi, aga hinge areng võimaldab meil palju enamat saavutada ja kogeda ja see teeb elu palju kirkamaks, palju elamisväärsemaks, nauditavamaks, õnnelikumaks. Ehk et sa saad sellest tegelikult tohutult palju kasu, kui sa teadlikult seda teed nii-öelda liikuma rohkem ja rohkem hakkad. Ehk siis hakkab sellist ärkamist toimuma, sa hakkad mõistma järjest rohkem, kes sa oled, miks sa oled, hakkad mõistma oma olulisust, hakkad võib-olla loodetavasti ühel hetkel ka tunnetama seda, et sa oled armastatud ja oluline ja väärtuslik olend, mitte lihtsalt mingi kosmosetolm või suvaline ahvi järeltulija, nagu meile evolutsiooniteooria põhjal on õpetatud, mis on täielik vale muidugi. Aga läheb elu laia vaatelisemaks ja kuna toimub sisemine areng, siis ka muutub sinu iseloom, muutuvad sinu soovid, sinu tahe, sinu mõtted, sinu plaanid ja sinu iseloom. Ehk et üldjoontes, mis juhtub inimesega hingelise arengu kaudu, on see, et inimene muutub palju meeldivamaks, toredamaks, suurepärasemaks, küpsemaks ja paremaid otsuseid tegevaks. Armastavamaks kindlasti ka. Ja ilmselgelt, kui sa oled huvitavam, armastavam, atraktiivsem inimene, siis seda rohkem sa oled ise endaga rahul, ehk siis sinu minapilt läheb suurepärasemaks ja selle tõttu on sul ka rohkem sõpru, paremad suhted inimestega, vähem konflikte ja asjad sujuvad, nii et elu läheb igal juhul palju paremaks selle tõttu, võin oma elu tuua näiteks siinkohal kindlasti. Et ja isegi kui tutvusringkond muutub, mis siis ikka muutub, käib asja juurde, elu niikuinii muutusi täis kogu aeg, et elu saab minna paremaks, et kui paremaks minna ei saa, siis oleks viletsasti. Aga kuna saab minna paremaks ja kogu aeg saab minna paremaks, ehk siis areng võib olla järjepidev ja see seda ongi, ja eriti kui see veel teadlik on, siis seda parem, nii et sellised mõtted siia alustuseks ja pärast kindlasti toon veel lisamõtteid juurde, vahepeal ka annan siis mikrofoni ka teistele. Helen, mis mõtted sul on seoses isikliku ja vaimse arenguga? Ja see, vaimne areng ongi see, et see on nagu mitmel tasandil. Üks on see et mitu elu valdkonda, et nad kõik on seotud, tegelikult kui ühe jätad nagu katkid, siis tegelikult teised ka nagu kuidagi lonkavad kohe.
et see vaim, terves kehas terve vaim öeldakse, et sellest vaimsusest nagu räägitakse sellest, aga mis see siis on nagu, sellest on nagu ühiskonnas jõle vähe juttu. No jumalast räägitakse, mingist kõrgemast jõust ja kõrgemast minast ja kes kuidas nimetab seda. Aga mis see vaimne areng siis on? Näiteks ma täna jalutasin ja mõtlesin, et näiteks raske füüsilise puudega inimene võib vaimselt olla väga kõrgelt arenenud tegelikult ja me lihtsalt ei tea seda. Ja sul võib olla see vaimne areng kõrge, aga intellektuaalne areng näiteks ei pruugi kõrge olla. Et näiteks puudega inimene võib olla väga vaimselt väga rikas, aga ta ei saa seda sellele maailmale millega pärast anda. Aga võib-olla ta oma seesmises maailmas elab väga põnevat elu. Võib-olla tal on mingisugused ühendused olevustega, kellest meil ei ole õrna aimugi. Me ei tea ja pannakse silt, et on hull või on mingi sedapidi, eks ju, või nõndapidi. No sellest me ei tea. Inimene oma mõistusest tahab, oma peas tahab olla ju kõige targem, eks ju. Ja üks huvitav mõte mul tuli veel, et peas olek on ju tegelikult peata olek. Sest et kui me oleme ainult peas, siis me ei ole ju südames. Et me peame tegelikult kuidagi saama selle info ja selle tunnetuse nagu siin ja siin nagu käima kiiremini, kui meil üks on kinni, kui süda on nagu lukus mingite emotsioonide lukku jäämise pärast, siis me kuidagi ei saagi nagu seda mõistust ka tööle, sest see ketrab kogu siin kinni ainult siin mingite mõtete, mingite kogemuste, mis juba on olemas ja siit jääb see suurem, laiem vaade nagu tulemata. See nagu teine mõõde või kolmas mõõde või see on tegelikult see esimene mõõde, et meil on tegelikult see teises mõõtmes, mis on nagu täiesti, see pea mõõde ongi, sa oled nagu peata kana tegelikult. Ja tegelikult, kui neid raamatuid, enesearengu raamatuid vaadata, siis ka seal tegelikult isegi Napoleon Hill mainib oma raamatus tegelikult jumalast ja kõrgema jõu kasutamisest ja selle kasutama õppimisest. Et kõige trakimad ja kõige need edukamad inimesed tegelikult lähtuvad ka. Näiteks et jalgpalli, ma mõtlen, miks Eesti meeskondadel ei lähe nii hästi. Eestis on see usk on kuidagi tabu. Usk, siin meil räägitakse pigem religioonist. Katoliku kirik teeb seda ja mis kirik teeb seda ja see praost rääkis seda ja nii peab nüüd olema ja nii ta hakkab olema, kui keegi nüüd nii ei ole, siis on oi. Midagi sellist, eks ju. Et aga miks nad kaotavad, sest neil ei ole seda usku sellesse kõige kõrgemasse väesse, siis neil puudub see side ja neil ongi nagu, nad jooksevad tühja nii öelda seal. Neil oli küll väga hea esitlus, aga sellest ei väheks, ütleme nii, eks ju. Ja mis näiteks minu ühe lähedase inimese usku piirab, ongi see, et kunagi oli ristisõda ja see oli paha, see ei saa küll jumalast olla või siis jumal on midagi väga halba. Et järelikult mina küll ei usu. Näiteks selline, kurb asi tegelikult. Aga usutakse kõigesse muusse, isegi ilma juurdlemata, uurimata. Usutakse ükskõik millesse. Ja need kõik on tegelikult usklikud, mulle ütles üks väga tark inimene kunagi, et kõik on usklikud. Usuvad millessegi. Aga kas sellest kasu on, ei tea, eks ju. Mõned usuvad valitsusse, pimesi. Ja täitsa lõpp. Meid ju peab keegi juhtima ameti, sest mina ise ei ole hea juht ju. See on irooniliselt öeldud. Ma saan aru. Ja see tegelikult eneseareng kui paratamatus. Kui sa soovid oma elu paremaks muuta, siis sa pead nagu emotsionaalselt, käitumuslikku, verbaalset, toimimuslikku, harjumuslikku ja füüsilist ja vaimset enesearengut nagu siis harrastama või taotlema või püüdlema. Ja üks ilma teiseta jätab kogu performance'i nii-öelda tegelikult veidi tagasihoidlikumaks kui see, kes pöörab kõigile enesearengu osadel tähelepanu. Ja vaimsest saab tegelikult kõik alguse, ilma selleta ei saa justkui ka neid teisi väga nautida ja kogu oma arengut kiirendada, et see vaimne areng ongi tegelikult nagu, see on õige booster. See on õige booster, et mingitest muudest boosteritest ei pea siin kui juttu tegema. Ja mis ma veel tahtsin öelda, kõik ei jõua siin võib-olla täna ära rääkida, läheks jälle pikaks, mina olen pika jutu naine. Et meil on nagu see
üks tark naine siin, The Holistic Psychologist, temal on Instagramis konto ja teda ma ikka aeg-ajalt räägin või tähendab vaatan, jälgin tahtsin öelda. Ja siis ta räägib sellisest nagu arengu vanusest, your developmental age. Et see sinu arengu iga on tegelikult erinev sellest, mis on sinu see füüsilise keha vanus nii-öelda. Ja siis sa saad nagu avastada, et mis vanusesse sa oled oma arengus nagu kinni jäänud tegelikult lapsepõlve erinevad sellised mustrid viitavad siis sellele, et seal sinu vanuses siis juhtus sinuga midagi ja siis nüüd on sinu käitumises sellised ja sellised jooned. Et päris huvitav lähenemine sellele, nagu psühholoogiline areng siis või ütleme ka vaimne areng tegelikult. Et sa jääd nagu lõksu sinna, no sellest täpsemalt ei räägi, aga ma ise mõtlesin edasi sellest, et sa nagu ise jääd ilmselt kinni sinna kogemusse, see nagu kapseldub kuidagi sinusse, et sa ei näe enam sealt kapslist välja, see mingi tunne jääb sulle, see on nagu, kui sa teed nii-öelda mitut asja korraga, sa ei saa nagu edasi minna, sest sul tead, et sul kuklas on, et üks asi on pooleli. Sa ei saa ju edasi areneda sealt, sa pead selle ära lõpetama. See nagu tööda lõpetama, sa ei saa edasi minna. Ja kui see jääb lõpetamata, sa ei saa nagu seda lõpetatuse tunnet ja teadmist, siis sa jäädki nagu sinna kinni. Ja siis sinu see areng jääbki nagu toppama. Sa saad uusi kogemusi küll, aga sa teed kõiki neid uusi kogemusi, sa saad siis enda selle kapsli kogemuse põhjal. Sa ei näe enam laiemalt. See need kõiki neid teisi kogemusi sa saad siis selle vanuses saadud kogemuse baasilt. No, siis oledki lõpuks oled vaimselt, võib-olla ka füüsiliselt, emotsionaalselt nagu seal vanuses kinni. Ja siis mõtled, miks mul kõik nii on, nagu on, eks ju. Et sul on see asi lõpetamata lihtsalt, siis sa ei näegi laiemat pilti, kui selles vanuses inimene näeb. See on nagu huvitav mõte. Jõudsin täna hästi palju mõelda. Väga äge, tänud jagamast. Ma mõtlen... Osad inimesed, kes on võib-olla kinni või kedagi üldse ei huvitagi vaimne areng, nad mõtlevad, et mis ma siin ehitasin omale maja, käin Soomes tööl, panen iga nädalavahetuse õltsi ja mul naine ka kuskil seal on aeg-ajalt ja võib-olla ei ole suva vaata. Sõpradega möllu kuskil ja mis vaimne areng mõttetu. Et kuhu ma selle ikka lähen ja siin mingi lapsed ka kuskil kasvavad, aga ma ei tea, raha toon sisse perele ja mis nad rohkem tahavad, ega ma ka rohkem elult midagi ei oska tahta ja hea, et hing sees on ja sest, et enesetunne on siuke suht närune võib-olla iga päev ja hinges on nagu tühjus sees aga raha on vähemalt, et mul ei ole vaja mingit vaimset arengut, ma olen nii kõva mees lihtsalt. Ja mul päikseprill shillib ja mingisugune Sony Nokats on peas ja sõidan Mersuga või BMW-ga ja ma veel näitan teile, mis vend ma olen. Et siukseid inimesi võib-olla ei kõneta see, et nad ei saa aru võib-olla, et milleks mul see vaimne areng, mis see mulle annab, ma ei tea, ma olen siin enda arvates niigi kõva mees juba. Lihtsalt teema on selles, mis see vaimse arengu point on, et kui sa tahad elus midagi suurepärasemat, paremat, tahad olla õnnelikum, tahad sisemisest tühjusest lahti saada, võib-olla tahad oma alkoholismist lahti saada, mida sa muidu ei suuda murda kuidagi. Või sul on mingid muud jamad või pidevalt tõmbad mingit jama endale kaela, tahad nagu välja rabeleda mingisugusest sellisest nõiaringist või mis iganes või needusest võib-olla mõni ütleb, eks, et asjad kisuvad viltu ja nii edasi, vaata, et öösel ei saa magada hästi või mida iganes. Et siis tegelikult, kui sa tegelikult tahad oma elus õnnelikkust leida, tahad rohkem täidet leida, tahad olla maksimaalsem ja kvaliteetsem mees, ma räägin siin meestele antud juhul, et siis vaimse arengu tee ei ole mingi värk või mingi siuke, et elad pea pilvedes lihtsalt ja ei saa endale, ma ei tea, häid asju lubada. Et see ei ole üldse see. Et see ei ole see, et katus sõidab ära või midagi siukest. Vastupidi, et sa muutud just selliseks nii-öelda rohkem kainemaks ja kuidagi tasakaalukamaks ja vähem kõigutatavamaks. Pluss veel see, et sa ei pea hakkama ennast tõestama pidevalt oma mingitele sõpradele, tuttavatele, kui kõva mees sa oled, vaata. Et ja ka endale. Ka mul on endal olnud probleeme enese hinnanguga ja siukse nii-öelda tõestamise ja muude asjadega, et kui sa jõuad faasi, kus sa tunned, et sa ei pea enam kellelegi midagi tõestama, et su hing on täidetud ja sa oled nii-öelda endaga rahul ja näed, et sa lihtsalt arened edasi, siis lihtsalt mida see teeb sinuga on see, et su enesekindlus lihtsalt läheb nagu tohutult palju suuremaks. Ja inimestel tuleb rohkem respekti sinu suhtes,
mitte, et sa enam respekti ajad taga, sest siis sind ei huvita enam see respekt. Aga siis just see respekt tulebki selle tõttu, kuna sind ei huvita see enam. Sa ei aja seda enam taga. Sa ei aja taga seda, et inimesed sind armastaks. Sest et sa oled täidetud juba, sul on juba armastus. Sul on, hing on täidetud armastusega ja su hing on elus. Ja siis sa lihtsalt hingad ja sa elad ja sa naudid elamist. Ja sa avastad täiesti uue maailma ja uue olemise. Et see ongi see, mida see vaimne areng vähemalt mulle on andnud. Ja ma tahaksin siin ka mõned asjad veel ära tuua, et mis see mulle on andnud, see hinge areng. Ongi see, et sisemist rahu, tasakaalu, õnnelikkust, täidetust, tunnetust, et ma olen armastatud ja oluline ja ma näen ise ka ennast sellisena. Ja see on tegelikult hästi hea, see aitab mul palju paremini ka teistega suhelda, olen ise palju rahulikum, tasakaalukam ja kõike muudeks. Plus veel see, et ma olen tundnud väga imelisi uusi tundeid emotsionaalsel tasandil, mis omakorda on toonud seda, et elu ei ole nii üksluine ja ma olen avastanud, et vau, elus on palju rohkem, kui ma teadsin ennem, et on olemas. Ma olen kogenud palju enamat, kui ma teadsin ennem, et on olemas, eks. Sest et kui elu oleks siis üksluine, hall, igav, siis oleks jama. Aga kui sa tead, et on palju paremat ja nauditavamat olemas, et siis elu lihtsalt muutub nii palju elamisväärsemaks. Ja mis veel? Mida see hinge areng veel annab? On see, et sinu enda sisemised hinge tajuvõimed arenevad, mis annab sulle seda, et sa suudad lugeda teisi inimesi palju selgemalt. Sa suudad tajuda kohe kiiremini ära, kes on kes. Mis inimesega on tegu? On ta mingi valelik? On ta midagi muud, eks? Et sa suudad nagu läbi näha või tajuda inimesi palju selgemalt ja see aitab sind suhetes tohutult palju efektiivsemalt hakkama saada. Ehk et siis sinu sotsiaalsed oskused lähevad paremaks, võib ütleme siis seda. Ja lisaks suudad paremini murda neid probleeme elus ka. Sest et sa oled lihtsalt parem ellujääja selle tõttu. Plus veel see, et sa hakkad endast paremini aru saama, ise enda sees toimuvast ja selle tõttu ka teistest hakkad paremini aru saama. Ning suudad probleeme paremini ja efektiivsemalt lahendada enda sees. Ja see ongi põhiline koht, kus sa neid probleeme lahendad juhul. Siis sa saad teha lõppkokkuvõttes paremaid valikuid, sa oled ise kvaliteetsem ja nii-öelda arenenum sina. Et see on tegelikult üliäge ja sinu elu muutub sisukamaks ja selle tõttu ka elamisväärsemaks. Enesetunne läheb paremaks, täiesti kindlasti, et nii emotsionaalselt ja ka tujude mõttes, tujud muutuvad nii-öelda stabiilsemalt paremuse suunas. Ning hingeseisund muutub nagu rahuldust pakkuvamaks. Ja sa õpid enda kohta uusi asju. Avastad ennast järjest rohkem ja see on päris hea tunne. Ja suur osa inimesi tegelikult täna on kriisis, just selle osas, et neil on tegelikult nälg armastuse järele. Kas siis ise ennast armastada ei suuda või on väga raske seda teha, või ootab, et keegi teine tuleks ja armastaks neid kuidagi pidi, eks ole. Annaks mingit positiivset tagasisidet, mida iganes, eks ole. Põhimõtteliselt meie hing tahab olla täidetud. Ja üldjuhul, millega hinge saab kõige paremini, või millest saab hing kõige paremini täidet, või toidet on armastus tegelikult. On siis see inimlik armastus või jumalik armastus, mis on veelgi efektiivsem, millest me oleme rääkinud ka siin eelnevates saadetes. Ja et selleks, et kui sa tahad sisemiselt õitseda, elada, tunda ennast nagu vabalt, tunda ennast elavana, õnnelikuna, tervena sisemiselt, siis see hinge arengu tee ja eriti veel omandades jumalikku armastust endasse, nagu me oleme siin saadetes rääkinud ka, on see tee sinna selleni. Et kui usu, proovi järgi. Ma lihtsalt challenge'in praegult igat ühte, kes kuulab ja ei ole seda kogenud varem, siis ma lihtsalt ütlen, et proovi järgi ja sa saad ise näha, mis juhtuma hakkab. Et see ei ole lihtsalt mingisugune kuiv teooria siin, vaid see on reaalne praktika reaalses elus, vähemalt minu elus on see töötanud. Ja aitäh, Arto, väga innustav kuulamine jälle. Ma pean tunnistama, et minu jaoks on natuke valus teema see eneseareng, aga kuna ma ilmselt pole ainus, siis ütleks ka mõne sõna sekka. Sinu mainitud madal enesehinnang, see on kindlasti paljudele takistuseks. Minu palvepraktika nagu häirib ka see, et ei ole nagu tihti veendunud, et ma olen kõike seda head väärt, millest sa räägid. Ja siis millega ma praegu põhiliselt tegelen, on tingimuste loomine. Ütleme selleks
enesearenguks, et mitte tuimestada ennast liiga palju ja aina vähem aja jooksul, siis ütleme toiduga või mingi meedia tarbimisega või tekitada, ütleme, ruumi muutusele. Et tulla sellest rutiinist välja kuidagi, aga see kõik võtab aega, kuigi mingid edusammud on, viimasel ajal ei ole enam sellist huvi pideva meedia tarbimise suhtes nagu hiljuti, paar kuud tagasi või. Et jätab nagu järjest ükskõiksemaks kogu see trall ekraanil. Kuigi jah, sellest on väga palju abi olnud. Varem mainitud Helen rääkis uskudest, et igaüks on usklik. Ja ütleme, enesearenguks on väga vajalik minu arvates vabaneda nendest valedest uskumustest. Nagu maakuju, pettus, paljud teised asjad, mida teaduseks nimetatakse. Ja mind kindlasti see aitab kaasa tekitada nagu selline kogemuslik mõistmine reaalsuse olemusest, mis see reaalsus tegelikult on. Just nimelt, mis Arto rääkisid hingetajude avanemise tõttu, aga sinna selleks on vaja seda jumalikku armastust omendada, nagu ma aru saan, eks. Ja annaks sõna Anatolile järgmiseks. Suur tänu, väga palju olulist sai juba välja öeldud. On hea meel, et me sellel teemal räägime. Et ma ise tunnen, et ma elus olen päris pikalt vaevelnud ülemõtlemise küüsis, et olen väga pikalt arvanud, et ma pean mõistusega kõik ära seletama ja et see intellektuaalne areng on see põhiline, millele peab rõhku panema ja peab kogu aeg täiendama ja seda mõtlemist lihvima ja sealt kaudu siis seda elu paremaks muutma, aga jah, siin nüüd viimaste kuude jooksul olen ikka aru saanud, et see ei olnud kõige parem lähenemine. See vaimne areng on seotud siis meie kõigi sisimas oleva hingega, et see on see vaimne areng on miski, mis puudutab sisimas olevat hinge. Ja et kogu elu ja kõik, mis meid siia ellu on toonud ja meid siin kannab ja mis siin peale maistelu edasi viib on, millel toetub ongi hing ja siis see lähenemisviis, selle teadvustamine ja läbi selle siis elu vaatlemine, siis ma arvan, et see on elutervem kui igaühel on õigus erinevate teooriate jaoks, aga ma tunnen, et see on miski, mis mind on väga palju toetanud ja elu muutnud meeldivamaks ja tean seda, et on pikk tee veel minna, aga tunnen, et liigun õiges suunas, mida siis varem ma ei osanud nii kindlalt öelda. Kindlasti on hea, kui areng hõlmab erinevaid tasandeid, et nagu sai mainitud, et terves kehas terve vaim, et kindlasti on vaja ka keha eest hoolitseda ja tervislikemaid valikuid teha ja mida ma olen märganud, et kui vaimne areng siis tähelepanuta jätta, siis elukvaliteet ei ole üldse see, mis ta saaks olla. Näide, et kui elus tuleb erinevad olukordi ette ja tahaks ikka on soov head teha või arvan, et mul on õigus või mõtlen üht või teistmoodi. Aga kui ma ei pane tähele seda hingetasandit, kui ma ei keskendu sellele vaimsele tasandile, et see üldse jätan selle kõrvale, ignoreerin seda, siis võib-olla luban olla endal kriitiline, kuidagi seista õigluse eest, justkui õigustada mingit käitumist, samal ajal kui tegelikult see ei tee head, et ei vii edasi, et tekitan lihtsalt konflikti,
arvan nii-öelda, mis ma väljendan oma seisukohta, kritiseerin nii-öelda, ütlen, et see on paha ja see on paha ja nii-öelda, aga see ei too lahendust ja see ei ole hinge tasandil mitte kuidagi edasi viiv ega arendav ega toetav. Siin on muidugi oht, et võib tembeldada, et näed, et vaatame kõike läbi, ainult positiivset märkame, ainult positiivset teeme, et see on jälle, et on võimalik niimoodi mõttetasandil see ära lahterdada, aga tegelikult jah, see peab nii-öelda lähtuma ikkagi selle hinge tasandist, mitte mõistusest, et ignoreerime negatiivsust, vaid ikkagi teadvustame ja teeme siis parimaid valikuid, mis meil hetkel võimalik on. Täpselt, ma olen nõus. Kõik inimesed tegelikult teevad oma elus parimaid valikuid, mida nad oskavad tegelikult teha vastavalt oma hetke küpsuse ja arengutasemele, eks ole, et mis on hea uudis, ongi see, et me saame alati areneda edasi. See ongi see point, eks ju, millest me ka siin täna räägime. Ja veel lisaksin siia, et tegelikult see vaimne areng toob sinu ellu rohkem võimalusi. Ja kui sa muutud selle läbi paremaks isiksuseks, meeldivamaks isiksuseks, siis seda enam sa meeldid ise endale ja seda rohkem tahavad teised inimesed sinuga suhelda ja see suhtlused muutuvad järjest nauditavamaks, meeldivamaks ja see võimaldab omakorda ka uusi tutvusi, mis omakorda võib viia uute töökohtadeni või uute ärivõimalusteni või uute võimalusteni igasugustes plaanides, nii et see on nagu hästi kasulik. Ja lisaks ka hinge areng toob kaasa moraalse arengu ja intellektuaalse arengu, mis siis omakorda toob kaasa sinu sees armastavama ja hoolivama suhtumise ja käitumise. Ehk et sükene vägivald, kõik süke teema hakkab ära langema ja kaduma lihtsalt ja kõik süke viha ja kõik see lihtsalt lahustub ära tasapisi. Ja siis see, kuidas sa kohtled ennast ja teisi, muutub palju paremaks ja armastavamaks ja selle läbi vähem konflikte ja paremad suhted, õnnelikum elu lõppkokkuvõttes, tõmbad paremaid asju ligi, ütleme nii. Ja lisaks sind hakkab huvitama rohkem ka teiste heaolu. Et sa ei mõtle ainult enda heaolule, vaid mõtled ka teiste heaolule. Et siis ühel hetkel tunned, vähemalt minuga on nii, et avastad, et sa ei suuda ega taha inimesi ära kasutada. Mitte mingil juhul nagu. Ja pigem püüad aidata. Mõnikord täiesti omakasu püüdmatult või siis niimoodi, et kus on kasu mõlemale poolele. Et sa aitad teist, teine saab kasu ja sina saad ka mingit kasu sellest, mis on tegelikult ka hea ja aus. Et ei pea olema niimoodi, et nagu 100% ainult teisele ja ise ohverdad kõik, on ju, ja et kahjumisse või mis iganes. Aga super oleks, kui kõik võidavad siit midagi, eks, mõlemad pooled. Ja materiaalsuse tagajamine hakkab ka ära kaduma, ehk et ainult küüned enda poole, ainult mulle kasumid raha ja nii edasi, et teised vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Et see suhtumine hakkab ka ära kaduma. Ehk siis sul hakkab tekkima rohkem positiivset koostööd inimestega, sa huvitatud teiste heaolust ja nii edasi, et siis parem meeskonnatöö, vähem ülbitsemist, mölisemist ja sükest, ma ei tea, sükest mõttetut iba nii-öelda. Et hakkab ära langema sellist jama ja ebameeldivusi ja probleeme ja muid mitte tahetud asju. Lisaks veel sükene huvitav fakt, et mida vaimne areng toob, on siis see, et see võimaldab paremini ja efektiivsemalt suhelda loojaga ja tunnetada tema kõnetusi ja tema juhtimisi, et eriti kui sa seda veel palud ja küsid ka, eks, ei ole avatud sellele, tahad temalt seda kogeda, eks. Ja siis su elu läheb huvitavamaks kindlasti. Ja ka need halvad mälestused, asjad ja sellised sisemised plokid hakkavad ka ära lahustuma ja kaduma, ehk siis lõppkokkuvõttes sa muutud vabamaks, õnnelikumaks, tervemaks, et need on ka nagu väga suured asjad ja mind on isiklikult kõige rohkem aidanud sellesse, millest me oleme rääkinud ka sadu kordi siin, isiklik palve, privaatne palve looja poole, et ta minu hinge täidaks oma jumaliku armastusega, selle jumaliku substantsi või olemusega või ainega. Ja kui see tuleb järjest rohkem, siis seda rohkem neid häid muutusi sa enda puhul hakkad ka nägema. Aga jaa, Helen, sinu mõtteid veel lisaks siia küsiks. Ma vahepeal lehitsesin siin ühte raamatut, mis Annika mulle tõi. The Buddha and the Badass, The Secret Spiritual Art of Succeeding at Work. Ja siis ma leidsin siit päris huvitav mõtte. Ma lihtsalt mõtlen, et mis mind nagu siis suunas sinna enesearengule. Ma muidu 10-aastaselt ma mäletan, kui ma mõtlesin, et nüüd ma hakkan mõtlema. Ehk siis ma mäletan täpselt seda hetke, kui ma läksin südamest pähe. Ma olin 10, ma ütlesin, ma arvasin, et ma pean nüüd hakkama uudselt mõtlema.
mäletan seda hetke ja olin üksinda toas, mingi asi oli juhtunud, keegi võib-olla ütles mulle, et midagi, et võib-olla ei teinud nii hästi midagi, mida iganes ja siis ma ütlesin, ma hakkan mõtlema. Aga see raamat nii ilusti ütleb, noh, et me tahame ju lõpetada seda kannatusi ja mis siis enesearengule tegelikult suunab, ongi kannatused tihtipeale inimestel. Inimesed ei taha tegelikult kannatada, aga nad, mõni õpib lihtsalt kannatama ja kannatabki hästi palju, talubki hästi palju, aga ta tegelikult ei peaks seda taluma, ta ei pea kannatama, inimene ei pea kannatama. Jumal ei ole meid siia loonud kannatama, vaid arenema nagu vaimselt. Võt, ja see raamat ütleb nii ägedalt, et kannatus ei ole enam kannatus, kui sa leiad sellele tähenduse. Et sa pead oma kannatustele leidma mingi eesmärgi või tähenduse, eesmärgistama. Et ongi see, et kui enne nägid ennast ohvrikesena või ohvrina, siis mingi olukorra suhtes, siis see ümbermõtestamine, et mis see olukord, miks see olukord minuga on. Mina hakkasingi mõtlema, et miks see olukord kogu aeg minuga on. Täpselt nagu sa ütlesid, et miks need olukorrad mind nagu jahivad, just nagu mul oleks nagu see magnet, eks ju. Aga ongi see mõte, see, kuidas ma mõtlesin, minu enda mõttemustrid tõmbasid ligi neid olukordi, sest mina mõtestasin neid ühtemoodi kogu aeg. Ja tegelikult, kui ma mõtlen, muga juhtuvad ikka need asjad edasi, mingisugused asjad, eks ju. Aga ma mõtestan neid hoopis teistmoodi. Ja siis nad ei tundu olema enam mingi suffering või kannatus, vaid nad on nagu, nad annavad mulle mingi põhjuse midagi uut õppida alati. Mis see nüüd mulle öelda tahab, et jälle leian ennast mingit tobedalt mõttelt ja siis vaatan, no näed, see ongi jälle see pea mõtleb, jälle see mõistus trükib vahele, siin kogu aeg tahan ikka mõistusesse minna. Ei no, eks seda on siis harjutatud ju ka kõvasti, eks ju, terve elu pooleldi. Ja siis pead ikka jälle sinna südamesse, kuidas mu süda praegu ütleks. Süda oleks ikka aus ja annaks. Aga see mõistus natuke tahaks luisata ka ja tahaks ikka võtta õudselt. Tahaks ikka võtta nii äge, ei võtta on ka selles mõttes, teinekord võib võtta, see ei ole ka halb. Kui see on nagu tasakaalus selle andmisega. Ja just see ongi võib-olla see, et mõned inimesed siin maailmas ongi nagu nende eesmärk on vaimne töö ja mõnel on siis nagu rohkem nagu võib-olla see füüsiline töö. Jah, sellest pole ka midagi valet ega imelikku. Jah, et tundub võib-olla väljast, et just nagu ei teeks mitte midagi. Raha nagu ka ei ole, aga just nagu ei teeks mitte midagi, aga võib-olla siis loob mingid situatsioone, annab kellelegi võib-olla mingit nõu, annab mingisuguse suuna kätte. Ja me ei tea iialgi, mis meie see impact või mõju võib olla kellelegi, isegi kui me nagu võib-olla suuri summasid ei teeni või just nagu midagi võib-olla ei teen ja nii oleme võib-olla nii-öelda siin kullakaevurid on ja Vaat ei tea jah, et aga siis ongi, et mis see meie see eesmärk siin elus on, et eks see saab nagu ajaga selgemaks. Ma arvan, et ka ennast leida on kindlasti väga oluline. Jah. Ennast leiab teiste inimeste peegeldustest ja siis kas sa tahad seda peegeldust veel taluda või sa tahad midagi endas muuta. Et meil on neid peegeldusi iga päev tuleb teistelt inimestelt, jah. Et midagi ütleme, midagi teeme ja siis kuidas teised inimesed siis peegeldavad meile. Nüüd me tegime midagi vist hästi, ta naeratas või ta ütles midagi hästi või nüüd ta ei vait. Ju ma siis ikka ei olnud praegu enda kõige paremal tasemel. Siis kas sa jätad selle nii või sa lõpetad selle, räägid edasi, vabandad näiteks, kas ma praegu, vabandust, kui ma midagi praegu valesti ütlesin või et kuidas ma saan seda heastada või midagi sellist. Aga tihti me ei tee seda ja jätamegi selle poolikuks, siis me tekitamegi sellist kaost nagu me mõistuse tasandilt lihtsalt. Kui me ei käitu hinge tasandilt või vaimu tasandilt siis või südame tasandilt, kuidas keegi ütleb, eks ju, jah. Et eks seda kaost tuleb korralikult siin külvatud küll, jah. Aga jah, hing töötab armastuse baasil ja armastuse nii-öelda kütusega, et kütus on päris äge jäljend, jah. Jaa. Ja siis sa saad õigesti toimida sisemiselt ja siis sa lihtsalt avastad, kuidas asjad sujuvad ja asjad lähevad ja kuidagi toimivad teisiti ja see, kuidas inimesed reageerivad, ei ole ka enam sulle nii suur probleem, et oletame, et keegi plahvatab sulle või plärtsub või midagi, vaata. Siis see ei mõjuta sind enam ka sellisel viisil, nagu varasemalt see tegi, eks. See ei löö sind lihtsalt nii-öelda maha,
vaimselt siis. Et kui sa oled vaimselt küpsem ja arenenum, eks ole, ja rohkem armastust täis, et see nagu on ka väga hea asi, kuhu jõuda. Ja üks asi on see, et kui keegi plahvatab su peale millegagi, aga teine asi on veel see, et kuidas siis sa tuled toime inimestega, kes vaikivad hoopis, kes ei räägi sinuga näiteks, et kuidas sellega siis toime tulla. Et siis sul jääbki nagu aimata, et kas sina nüüd tegid midagi valesti või siis sind ongi nagu lihtsalt välja lülitatud, et kas on siis mõtet minna nagu vestlema või ei ole mõtet minna vestlema. Ja milliselt pinnalt siis minna vestlema üldse, kui minna. Proovi kirjutada, saada SMS või midagi. Proovi kirjutada just, et samas see liigne siis, kui sind nagu välditakse, et siis ei tasu ka tegelikult olla pealetükki või teinekord. Teinekord jah. Kui ei vastata, siis ei tasugi, ega rohkem ei tasu vist torkida ka. Et siis peab... Või äkki küsida midagi, et kas ma olen teinud sulle kuidagi midagi kahju või halba, et kui nii on, siis saan andeks ja võib-olla ma pole lihtsalt ise seda tähele pannud või kui oled tähele pannud, tead, milles asi on, siis võib-olla ütled, et kuule, et mul on kahju, et ma nii tegin, et tegelikult oleks tore edasi suhelda nagu normaalselt ja läbi saada, et uuesti. Mul on ka juhtunud, et ei olegi, tekib selline mõte, et ei tea, kas tahetakse suhelda, ei taheta, siis ma olen tihtipeale, ma ei tea, kui tihtipeale selle nüüd juhtub, aga aeg-ajalt olen visanud nagu õnge välja siis, et näha, et kas soovitakse või ei soovita ja siis teab, mis edasi saab, kas üritada edasi või mitte. Kas võetakse suhtluskonks vastu või ei võeta? Yeah. Oleneb, kas sa paned vihmaussi sinna otsa või panevad midagi meeldivat, kas ta tahab sinna konksu otsa sattuda või ei taha. Natuke huumorit ka üldse siia. Aga hea Helen, mis sa rääkisid selle kannatuste mõtestamisest, see oli väga hea mõte, et see viib mind radikaalse vastutuseni, et ükskõik, mis minuga toimub, ma võtan vastutuse, ei hakka seda kellegi teise kaela ajama. Ja kõik need kannatused, no enamasti on need väga lihtsalt on võimalik enda peale näpuga tagasi näidata, et kuidas ma neid põhjustan. Ja isegi kui ei ole, kui keegi teine konkreetselt midagi teeb, no ikkagi selle teise süüdistamine nagu ei vii lõpuks sinna, kuhu vaja, et tuleb ikkagi vastutus võtta. Mis ei tähenda, et tema ei peaks vastutama, aga see on teine tasand, kuidas asjaga tegeleda. Mingis hetkest on jah, et las koerad auguvad ja. Ja teine asi ka veel, et andestamine ka, et kui keegi on tõesti sulle kahju teinud, et siis lihtsalt andesta inimestele, et ja kui mõni on sulle võlgu, siis soovitan ka see andestada, et muidu on see, et süüdistad vaata pidevalt, et ta ei ole mulle ikka maksnud ja kus see 150 € juba jääb, vaata. Ma isiklikult andsin just ühele inimesele üle 3000 € võla andeks. Saatsin talle SMS-i, et sa ei pea tagasi maksma. Saan hakkama vaatama elus ise. Aga ta ütles, et ta siiski tahab selle tagastada mulle. Nii et sujus hästi. Natuke hästi. Võib-olla poleks muidu tahtnud maksta, aga nüüd tahab kindlasti maksta. Mul on üks võlglane, kes ei taha sugugi maksta. See on mingist, ma ei tea, 4.-5. klassist. See oli otseselt võlg, see on kihlvea kaotamine, et vedasime rubla peale kihla, ma ei mäleta, mis teemal, aga. Ja siis kunagi aastaid hiljem küsisin, et kus rubla jääb, ja leppisime veel kokku, et maksab vastavalt piimaliitri hinnale, et siis oli see 22 kopikat liiter. Aga jäi saamata ja ei, tema ei mäleta. Aga jah, ma olen andestanud, ütleme nii. Võib-olla tal ei ole lihtsalt rublasid enam või kopikaid? Vaat ei tea, ei, siis olid veel rublad. Ma nii kaua ei oodanud. Kroonidena vist ei oodanud. Võib-olla ei. Ma kooli lõpetasin siis, kui kroon tuli. Kool oli läbi juba. Võtab Venemaalt sõbralt laenu rublades. Ja. Ei saa vist väga kergelt teha seda. Aga mul on üks rubla, ma võin talle laenata. Vastavas vääringus. Helen saab laenata sinna. Ja ma saan talle laenata ühe rubla, et ta saaks sulle 5 liitrit piima selle hinnaga.
see nii palju on võlg, no intress ka muidugi 2000, 3000, aga Arto ütles juba. Nii et Tarmo, ma ootan. Ei, see on andestatud. Ära maksa, pole hullu. Nüüd tuleb avalikult teated kõigi poolt, et kes kellele võlgu on, et pole. Just, vähemalt ei lähe sinna Facebooki gruppi üles, et võlglased avalikuks või kuidas see oli juht. See läheb ametlike teadaannetesse kohe. Juba politsei otsib ka kahtlustatavaid ja kõike muud. Ma teen nalja. Ja, aga meil kiskus naljaks jah praegu, et päris vahva. Tore, Tarmo läks ka kergemaks kohe pärast saate kuulamist, jess. Saab elu edasi minna. See oleks huvitav küll, kui Tarmo kuulaks. Jah, siis ma peaks üles otsima Tarmo kontaktid. Saad linki saata pärast. Ütle, et link maksab 1 rubla. Et link maksab 1 rubla või? Just. Heleni käest saab laenu. Aga jah, aga jah, kui juba jutt suhete peale läks, siis Helen, sina vist aitad ka inimesi suhete teemal. Räägi paari sõnaga sellest ka. No ma saan aidata ja kui nad huvi tunnevad, siis ma saan aidata näiteks naisi, no kes on lahku läinud oma mehestega. No ikkagi nad armastavad ja see suhe ei ole olnud selline vägivaldne ega kuidagi psühhopaatne või nartsissistlik, et siis ma saan aidata neil oma kaaslase tagasi võita. Seal on omad nipid ja et jällegi selline väike töö, mida saab teha, mida saan anda kellelegi. Et kas siis üks ühele või siis saadan lihtsalt raamatu, e-raamatu kujul esialgu PDF-failina neile. Nii et selles mõttes, no see on väike tasu ka, aga sellest saab juba eraldi rääkida. Ma mõtlen uuel aastal teha väikese sellise võib-olla, ma mõtlen veel kuupäeva osas, et sellise väikese ka webinari või lühivebinari või lihtsalt laivi või midagi sellist. Et vaatab, et kuupäevadest, eks ma siis annan teada. Eks ma panen siia lingid ka juurde, et kus mind leida saab ja et siis Arto sa paned need sinna külge. Ja, just. Sisemine tervenemine on kindlasti oluline, nii et hea on, kui Helen aitab siin kaasa sellele, et siis kui sisemiselt tervened, siis sinu vaimne konditsioon on parem ja asjad töötavad paremini, nii et õnnelikumad elud. Jah, see läheb ka nagu seest väljapoole, et see suudad nagu teistmoodi ennast näha ja tegelikult noh, see ongi mõttemustrite muutmine. Mul on seal e-raamatus harjutused ja soovitused. Et tegelikult osad asjad on kindlad asjad, mis tuleb läbi teha, osad asjad on soovitused, aga need kindlad asjad tuleb kindlasti läbi teha, et muidu see ei tööta lihtsalt. Et meil ongi tegelikult enesearengus on ka kindlad asjad, mida me peame nagu läbi tegema. Mina ei ole ka mingi valmis produkt. Mina ka kogu arenen. Sama siin. Et ma ei pea ennast nagu kuidagi paremaks, ma olen olnud väga madala enese hinnanguga. Ja no, see ongi just see, et mis pani mind nagu mõtlema, et midagi on nagu jamasti. Et siin paar suhet purunesid, aga noh, selles mõttes ongi, et need suhted olid ka tegelikult valitud nagu tegelikult päris lootusetu olukorra valisin endale ise, siis isa eeskujul. No naised pidid isa järgi siis suhteid valima. Aga noh, siis sellega läksin rappa, nii et aga sellest ma õppisin vähemalt midagi. Et see on nagu hea, et ma lõpuks õppisin. Et ma rohkem 3. korda ei astunud, ma loodan sinna. Noh, ei ole astunud sinna ämbrisse, et küll aga sellel inimesel on tutvusringkonnas sellise mustriga inimesi, kes siis on need, kellega mina nagu ämbrisse astusin. Nii et ma nagu saan nagu oma kaaslast siis aidata tähelepanekute osas, et mida ta võiks tähele panna nendega suheldes. Ja siis võib-olla minu abi ongi see, et võib-olla minu abi ei olegi nii väga siin sööke rahaline või see, aga teistmoodi, minu elu on lihtsalt praegu sellises olukorras, et aga see ka laheneb kõik, et ongi see vaimne areng on jõudnud nii kaugele, et kuidagi need asjad ümber ka reaalses elus hakkavad juba muutuma nagu paremaks, nagu kõvasti paremaks kohe. Ja siis uuel aastal, ma ei ole küll selgelt nägija, aga uuel aastal vaimsetel inimestel läheb, ma arvan, väga hästi. Kindlasti. Just, et mul on juba sihid silmad ees, et see on nagu väga hea, et kuhu ma liikuda tahan edasi, nii et... Väga äge.
Muuseas, ma tean, et Helen, et sa oled vahepeal ka mingite asjade pärast pöördunud otse taevas isa poole, et palvetanud mingite olukordade pärast, mingite asjade pärast, mida ise nagu ei suuda või kuidagi ei saa lahendatud, et siis paluda tema abi ja asjad on lahenenud ja asjad on muutunud, et täiesti hämmastav. Fantastika jaa. Kui 2019 tundus mul täiesti lootusetu ja isegi see aasta veel mingi asi. No mul on lastega, eks ju, lastega teema, et ma ei näinud neid ja siis lasteisa, siis me oleme lahutatud lasteisaga 10 aastat juba umbes ja 10 aastat on käinud siis suur trall. See mind kasvatanud nagu kohutavalt. Et alguses ma olin seal mäda mülkas emotsionaalselt, vaimselt igat vidi. Ja see siis tegelikult suunaski mind sinna enesearengu teele, vaimse arengu teele, kui enne olin ma selline tuulelipp, igalt poolt mõjutatav, siis nüüd ma suudan nagu mitte reageerida. Et kui ma enne olin hästi reaktiivne, ma kogu aeg reageerisin välistele ärritajatele ja tegelikult oma mõtete ärritustele, et oma mõtted ka ärritasid, eks ju. Siis nüüd ma nagu oskan neid tähele panna ja automaatseks on läinud juba mitte reageerima. Algul pidi seda nagu teadlikult tegema ja siis nüüd on juba automaatseks läinud, et ma ei reageeri. Et ma olen suutnud oma siis mõttemustrit tänu Jumalale saada siis nagu rahulikuks. Minu sisse on tulnudki rahu tänu Jumalale, et kuidas selle olukorraga üldse nagu mõistuslikult või mitte mõistuslikult siis südames nagu toime tulla. Ja tõesti, need suhted on nagu lastega paranenud, sest et ütleme nii, et jah, ka teise poolest olen palvetanud, et ka temale seda armastust tuleks ja lastele ja ikka endale ja kõigile nagu jätkuvalt juurde tuleks, et kui nad seda ise ei küsi, siis nii palju, kui me suudame, saame, midagi ikka neile tuleb, kui meiegi palvetame, aga kõige parem on muidugi, kui ise palvetab inimene, et siis talle tuleb kõige rohkem seda. Aga ilma Jumalata ma ei oleks sellest ise välja tulnud. Nii et ikka põlvili olin surutud kõvasti enne seda. Ja kui me ükspäev rääkisime, siis sa ütlesidki, et selle vaimse arenguga, sidemega Jumalaga, palvetega on võimalik saavutada siis vaimne areng ja vaimne tasakaal nii hea, et tegelikult see peegeldub ka vaimse või selles mõistuse või selle intellektuaalses maailmas siis. Et ilma selleta sa ei saavutagi neid kõrguseid, mis sa võid saavutada. Ilma selle vaimse arenguta ja sidemeta, palveta sa ei saavuta nagu, sa võid olla nii tark ja teada kõik, aga sa oled ikkagi kuidagi pooliks, nagu sa ei kiirga seda, mida siis kiirgab see, kellel on side selle loojaga, ma saan aru, et sedasi tuleb nagu kõige parem. Täpselt, ja kui arvestada seda fakti, et kõik inimesed elavad niikuinii surma üle ja sa elad sisuliselt tõenäoliselt igavesti, siis tasub endasse investeerida, tasub tegeleda vaimse arenguga, tasub jõuda kaugemale elus ja pühenduda nagu ka sellele, et sa saaksid küpsemaks vaimselt ja areneksid, sest et see tasub ennast ära. Tasub lihtsalt ennast ära ja mingi hetk sa vaatad tagasi, küll on hea, et tegelikult ma neid samme tegin, küll on hea, et ma võtsin palve omale praktikasse, eks ole, ja kõike muid siukseid asju, et siis mingi hetk tegelikult oled tänulik ja vaatad tagasi, mõtled, ülihea tegelikult, ülihea, et mul on lihtsalt nii hea meel, milliseks ma olen tänaseks kujunenud tänu selle kõigele, eks. Et see on just see, mida ma loodan, et ka kuulajad saavad siit kaasa, on just see, et ühel hetkel te võiksite vaadata enda peale ja lihtsalt nautida seda, kelleks ja milleks te olete nüüd saanud ja mis veel kõik ees on ootamas ja mis võimalik on, nii et jah. Ma tahtsingi öelda, et see on väga julgustav, mis Helen rääkis, et ka temal oli kunagi madal enesehinnang ja vaata teda nüüd, sellest on asi väga kaugel. Et see on võimalik, tundub võimatu, kui sa oled seal ja oled püüelnud ja püüdnud ja ikka oled seal, eks ole. Aga näed, see on võimalik. Väga tore. Ja see. Et oma mõistusega me ju ketrame oma mõtteid, aga kui me loeme, siis me saame uusi mõtteid. Või siis, nagu Arto, neid mõtteid on võimalik saada ka sealt loojalt otse, et kui sa palud ja siis võib tulla mõni jumalik teade või sõnum. Inspiratsioon. Või inspiratsioon, et miks mitte. Et osad ju ütlevadki, et nad laevad mingit infot alla või. Nii-öelda laevad alla. No mis nad ikka laevad, neile antakse.
noh, selles mõttes. Just, täpselt. Ega kui sa küsi, siis sulle ei anta. See on nagu kõigega elus, et nähtused on samad, aga tõlgendused on erinevad, et. Mul väga hea lause tuleb jälle siit, oot, kas ma tohin veel lugeda? Viimane, siis ma täna rohkem ei ütle vist midagi. Ma vist olen kõik tänaseks siis öelnud. Inglise keeles ma püüan siis tõlkida. Your values become the healing you want to give to the world because of the pain you've experienced. Et sinu väärtused saavad olema sinu tervenemine, mida sa tahad anda maailmale. Selle valu pärast, mida sa oled kogenud. Nii et see valu, kõik, mis meile antakse, see on tegelikult see, me peamegi selle enda õnneks või kasuks pöörama. Sellest on nii palju õppida meil endil ja siis paljud inimesed tahaks ju teada, mis selles olukorras teha. Ma ei tea, minul on hästi palju kogemusi tänu sellele valule tulnud. Noh, hästi palju kogemusi finantsiliselt, kuidas tulla toime praktiliselt mitte millegagi, kuidas siis nagu ametnikega asju ajada, kuidas dokumente ise vormistada mingeid, kuidas endast seista, kuidas suhelda, kuidas mitte suhelda. No see suhtlemise teema mul on ikka, mul on alati see piiride kehtestamise teema, ma tean, see on hästi oluline, et kuidas siis neid tervislikke piire kehtestada, ilma et sa, ilma süütundeta. Mina tunnen alati süüd ennast, kui ma piire üritan kehtestada. Või mingid teatud piire või teatud inimestega. Millegi pärast on, ma ei tea, kasvukoht. Ja ütleme nii, et kõik see valu tuleb enda kasuks pöörata ja siis vaikselt me seda teemegi. Ja tänan Jumalat tõesti, et mul on olnud sellised kogemused ja mul ei ole nagu mingisugust viha või kahetsust mineviku osas. Väga äge. Et Anatoli, on sul ka veel mingeid mõtteid siin lisada? Siin on nii palju head öeldud, et meil oli algne mõte kompaktseks saateks vormistada, et ma tunnen, et praegu sai väga palju head, et ma arvan, et sellega hetkel võib piirduda. Saab mõnikord veel sarnastel teemadel rääkida ja uusi tahke avada ja et ma arvan, et praegu on küll. Ja ega minu poolt ka rohkem pole, et tõmbab otsad kokku ja täname kuulajaid ja kaasamõtlejaid. Loodame, et tänane saade andis teie eludele juurde mingisugust väärtuslikku kvaliteeti ja saate selle tõttu teha paremaid otsuseid. Nii et tänud saatesse tulemast, Helen, Reimo ja Anatoli. Järgmise korrani!